Viplala lood 12. peatükk. Varas. No, ütles doktor Vink. Ega see pole mingi lahkumine igaveseks ajaks. Milleks selline ahastus? Lotje voodil seisis härra Plomm pisarad silmis. Tema kõrval olid Johannes, Nellatella ja Viplala ning nutsid suure häälega. Lotje ise nuuksus samuti, kogu ta padi oli märg. Kuulge, ütles doktor Vink. Kurvastamiseks pole mitte kõige vähematki põhjust. Lotje, sa oled nüüd terve ja lähed homme koju. On see suurepärane või ei ole? Jah, nuuksus Lotje. Just nimelt, ütles arst. Ja Johannes on samuti terve ning te tulete nüüd minuga mu uue ilusa portfelli sees minu autosse. Ma viin teid linnast välja ühte oivalisse majja, kus elab üks lahke vana daam, kes teid südamlikult vastu võtab ja kus teil on täiesti julge olla. On see tore või ei ole? Jah, noogutasid härra Plomm, Nellatella ja Johannes. Üksnes Viplala piidles pisut umbusklikult. No, siis muudkui teele, ütles doktor Vink. Lotje võttis oma pisikesed sõbrad veel ükskord ükshaaval kätte ja suudles neid. Tule meid varsti vaatama, kutsus Nellatella. Hoia ennast hästi ja söö korralikult, manitses härra Plomm. Aitäh kõige eest, tänas Johannes ja paitas käega Lotje nina. Nägemiseni, ütles Viplala. Seejärel pugesid nad arsti portfelli. Nad mahtusid kõik neljakesi suurepäraselt portfelli välimisse taskusse, mis käis tõmblukuga kinni. Aga ma jätan tõmbluku lahti, lubas arst. Muidu te lämbute ära. Vaadake ainult ette, et te pead taskust välja ei pista, sest siis võivad inimesed teid näha. Nad lehvitasid veel kord Lotjele, kui arst uksest välja astus ning sukeldusid kärmelt portfelli taskusse. Doktor Vink läks pikki koridori, jättis hüvasti uksehoidjaga, istus väljas oma autosse ja asetas portfelli enda kõrvale istmele. Nõndaks, tähendas ta. Nüüd võite välja vaadata. On ju läinud nii palju aega sellest, kui te viimati välismaailma näha saite. Nad pistsid pea taskust välja ja vaatasid. Oli imetore näha jälle kord linna kõigi tema tänavate, kõrgete majade, autode ja inimestega. Kostis hirmus müra. Sellega polnud nad enam hoopiski harjunud. Haiglapalat oli olnud nii vaikne. Tjah, ma pean teel veel viivukeseks üht patsienti külastama, tähendas doktor Vink. Küllap see teile meelt mööda on. Ma panen auto siia kanali veerde ja olen 10 minuti pärast tagasi. Ärge ainult portfellist välja tulge, äkki juhtub mõni inimene sisse vaatama. Nad jäidki rahulikult portfelli ja arutasid omavahel, kuidas uues kodus elu võiks olla. Tahaksin hirmsasti teada, missugune see vana daam õieti on, ütles Nellatella. Jah, ütles härra Plomm. Ma mõtlen endamisi, kas me tolles majas ka ikka päris vabad oleme ja võime minna, kuhu tahame. Ega ta meid ometi luku taha pane või kuidas teie arvate? Siis laseme jalga, ütles Johannes. Sel ajal, kui nad niiviisi omavahel tasakesi vaidlesid, tuli piki kanalikallast lonkides Rikkus Rell. Rikkus Rell polnud hoopiski korralik inimene. Ta oli isegi väga ebakorralik ja kui ta vähegi sai, siis ta varastas. Ei võinud öelda, et ta oli just elukutseline murdvaras, aga vahetevahel vehkis ta mõnes kaubamajas midagi leti pealt sisse. Teinekord võttis kohvikust kellegi käekoti kaasa. Jaamas oli ta juhuslikult mõne kohvrikese ühes viinud. Ühesõnaga, kõikjal, kus tal avanes võimalus midagi ohutult ja mugaval viisil ära näpata, tegi ta seda kõhklemata. Nüüd oli ta juhuslikult tähele pannud, kuidas arst oma auto kanali äärde jättis ja kiiruga minema tõttas, ilma et oleks uksi lukustanud. Korraks mööda minna ei tee kunagi paha, mõtles Rikkus Rell ning hiilis ukse juurde. Ta katsus käepidet, avas ukse, haaras eesistmelt portfelli, pani ukse uuesti kinni ja jalutas häirimatult eemale. Ta tegi seda täiesti rahulikult, üldsegi kiirustamata, et mitte kahtlust äratada. 4 pisikest inimolendit portfellis tundsid äkitselt, et nad õhku tõstetakse. Nad imestasid, et arst juba tagasi jõudis, sest neil ei tekkinud hetkekski kahtlust selles, et see on nimelt arst, kes portfelli võttis ja sellega minema kõndis. Kõik 4 pistsid ühe korraga pead küljetaskust välja ning hüüdsid kooris. Hei, kas te olete juba tagasi? Rikkus Rell peatus äkitselt. Ta seisis kui nui. Oli ta ju koti sisse vehkinud ja see kott kõneles. Sealt kostsid hääled. Tõsi küll, nõrgad hääled, aga ometi täiesti inimese omad. Kuid siis ta mõtles,
kotis on kindlasti väike raadio. Ta vaatas kotti, nägi küljetaskus 4 pisikest pead, mis talle jahmunult otsa vaatasid. Rikkus Rell oli arg mehike. Ta oli kartlik ja ebausklik. Kohe mõtles ta, et kott on ära nõiutud ning teda haaras kohutav hirm. Pikemalt mõtlemata tõstis ta õudse nõiakoti kõrgele üles ja heitis ta nii kaugele kanalisse, kui jaksas. Mõne hetke jooksul tundsid portfellis istujad, kuidas nad õhus lendavad. Siis kukkus kott vette, kostis plärtsatus ja otsekohe olid neil suud silmad vett täis. Vesi voolas portfelli. Härra Plomm ei teadnud täpselt, kuidas ta portfellist välja sai, aga järsku ujus ta vees ja nägi enda kõrval Neljatellat ujumas. Kus Johannes on? Hüüdis ta. Siin, isa! Ka Johannese peanupp ilmus veepinnale. Ja kus on Viplala? Nad ujusid otsides ringi, kuid Viplalat polnud kuskil. Viplala! Viplala! Hüüdis Neljatella hirmunult. Oi, Viplala, kus ometi oled? Vastust ei tulnud. Ta upub, hädaldas Johannes. Ta ei oska ujuda. Vahest on ta alles kotis, arvas härra Plomm ning ujus nii ruttu, kui suutis tagasi koti juurde, mis alles veepinnal püsis. Nad nägid Viplale kätt küljetaskust välja ulatuvat ning tirisid ta üheskoos kotist välja. Pooleldi meelemärkuseta laskis Viplale ennast vees kaasa vedada. Nad hoidsid ta pead üleval ja ujusid temaga mööda kanalit, kuni ta silmad lahti lõi ja ütles. Oleks siin läheduses ometi mõni part. Siin on üks part, Viplala, vastas Johannes. Me ujume kohe sinna. Nad liikusid üsna pikka mööda edasi, kuna nad olid nii pisikesed. Lõpuks jõudsid aga ühe suure, läikivate sinakas roheliste sulgedega isapardi kõrvale. Viplala alustas tõepoolest prääksuvalt häälitsedes juttu. Ta oskas pardi keelt ning isapart kuulas tõsiselt ja üsna sõbralikult. Ta lubab meid kaldale viia, ütles Viplala. Ronige tal ainult selga. Õnnekombel oli juba õhtu ja peaaegu pime. Sellepärast ei võinud möödakäijad näha, kuidas 4 väikest elavat nukku suure pardi selga ronisid, kes seejärel väärikalt ja ruttamata nendega mööda vett liikvele läks. Part räägib, et ta teab Tüüri kanalil üht treppi, kust üles kaldale saab, ütles Viplala. Las ta viib siis meid sinna, sõnas härra Plomm. Me peame ometi kuidagi kuivale maale pääsema. Part ujus mitme silla alt läbi, pistis siin-seal söögipoolist otsides noka vette, ütles vahetevahel Viplalale mõne prääksuva sõna ning suundus lõpuks kalda poole. Seal, kus nad kalda äärde välja jõudsid, paistis järsk 10 astmega raudredel. Prääks, ütles Viplala pardile. Prääks, vastas part, mis pidi tähendama teie teenistuses. Üksteise järel ronisid nad pardi seljast redelile. Nad ütlesid isapardile südamest aitäh ja hakkasid ennast ülespoole vinnama. Part saputas sulgi ning sõudis tõttamata minema. Ja seal nad siis seisidki pimedas ühe mahajäetud kanalikese kaldal puude all. Oli hiline õhtu. Nad olid märjad ning külmetasid. Nüüd mõtleb doktor Vink äkki, et me ise autost minema jooksime, lausus Neljatella kurvalt. Muidugi ei mõtle ta seda, väitis härra Plomm. Ta saab väga hästi aru, et me ei suudaks isegi 4 rasket portfelli kanda. Ta on kindlasti taibanud, et see ära varastati. Küll ta võib alles ehmatada, arvas Johannes. Ta ei julge seda vist isegi Lotjele rääkida, ütles Viplale. Seepärast peame hoolt kandma selle eest, et me doktor Vinkile helistame, otsustas härra Plomm. Helistame? Aga kust me seda teha saame? Mõnest majast. Kas me peame mõnda majja sisse astuma ja paluma luba helistada? Ei, me peame salaja majja hiilima ja kui seal elavad inimesed on magama läinud, võimegi helistada. Siis siia majja, sõnas Neljatella. See näeb väga hea välja, neil on kindlasti telefon olemas. Maja keldrikorrusel oli ühe akna ees võre. Nad mahtusid üsna kenakesti trellide vahelt sisse pugema ja jõudsid korraga suurde õdusasse kööki. Seal polnud kedagi. Köögis oli mõnusalt soe, pliidi all põles tuli ning pliidil sahises teekann. Pliidi taga kõrgus suur lasu põletuspuid. Nad võtsid riided seljast ning laotasid need puudele kuivama. Ise aga võimlesid natuke, et niiviisi sooja saada. Nõndaks, ohkas härra Plomm. Jälle üks uus kodu. Ei tea, mis meid küll siin ootab.